Oletame, et tahad minna reisile kuhugi, näiteks Vahemere äärde. Küll aga mingil hallil põhjusel ei saa või ei viitsi sa seda reisi ette võtta. Ära muretse, ma käin sinu eest ära, et sina saaks turvaliselt ja rahulikult läbi nutiekraani kogu reisi kaasa teha. Küll aga reisimine lennukite, rongide, laevadega on küllaltki iganenud ja aeganõudev, siis mõtlesin ennast reisile manada hoopis läbi uue ja huvitava lahenduse, läbi teleportatsiooni. Selle jaoks loomulikult on vaja ühte töötavat telefoni. Vaatame, kas õnnestub. Tundub, et vist läks õnneks, aga kuhu olen ma sattunud? Küllaltki tõenäoliselt Korfu saarele, aga kuhu täpsemalt, seda ei tea. Kui aga ringi vaadata, tundub, et rahast võib siin küll kiirelt lagedaks jääda. No nii hull siiski pole, sest tegelikult saab Kreekas ikka üsna muretult shopping street'e väisata, ilma et keegi sind väga tõsiselt tüütama hakkaks. Ja ma ei väsi kordamast, et Eestile küllaltki lähedal asuvat rahuliku ja lähistroopilise kliimaga ehk suvel palavat, kuid kuiva, kohe Itaalia külje all asuvat lausa müstilist Korfut olen valmis alati külastama. Siin võib tunda end üsna turvaliselt, kuid siiski on olemas piirkonnad, kus vegeteerivad noored peamiselt Itaaliast pärit peoloomad ning ka rahuliku laid-back vibe'iga väikelinnad, kuhu ka mina kohe suundun, et oma päevi näinud põhjamaine keha soolase mereõhu käsutada anda. Näiteks rentige endale paat, sest lube pole vaja ja tundke end vabalt eestimaise ülereguleerituse kammitsaist. Oma jääkott on targem kaasa võtta. Siia ei mahu eriti midagi, aga kui merele minek, siis on vaja võtta palju õlut ja vett kaasa ja jääd ja igast asjade sööki ka. Ära sõida kivide otsa ja siis siin kaardi peal on näiteks rannad ära näidatud, kuhu sa võid minna, kuhu sa ei tohi siseneda ja nii edasi ja üldiselt on kõik lihtne. Hello, good morning. Your boat is there. Over there? Okay. Guy with a long hair. Okay, wait thank you you. there. Thank you. Veits sebimist ja vaid sinu päralt on tuult ja päikest täis päev merel koos ainult vee kaudu ligipääsetavate lahesoppide ning suurte kaljudega ning kõige muuga, mida oled viitsinud hea päeva tarbeks kaasa võtta. Nii palju siis ankrust. Vaated Korfu saarele mere poolt vaadatuna on tõesti lummavad ning selliselt vee peal veedetud päev peaks olema siin saarel to-do listis esikohal. To-do listis peaks olema ka õhtulomale kabrio rentimine, sellega küla vahel eestilik laiamine ning seejärel poodi käraka järgi sõit. No nii, mis siin ikka, ega kui Kreekas kulgeda, siis tuleb ikka stiilselt kulgeda ja lahtise katusega. Aga paraku peab ütlema, et kabrio siinses kliimas ei ole kõige mõistlikum tegu, sellepärast et üritasin täna päeval sõita lahtise katusega, siis see on siinses palavuses, ma ei tea, 33 kraadi ja kõrvetav päike lagi pähe ikka liig mis liig, et pidin kiiresti katuse peale laskma, et mitte enne randa jõudmist ära põleda. Kreekasse tulemise juures üks kõige mõnusam asi on see, et siin saab tulla poodi nagu Selverist lased omale värsket apelsini mahta plastikpudelisse, siis siin võid lasta omale maitsvat kohalikku veini, punast või valget ja ma arvan, et see on siin poes käimise juures üks kõige mõnusamaid asju. Ma ei tea, et milline nendest on valge, siit tuleb valge. Nii, kohe esimese korraga õige valik. Enne nii suure veinipudeliga kahekesi jäämist on ilmselt mõistlik läbi käia lähimast kloostrist, et ees ootavate jumalavallatute tegude eest ette andestust paluda. Või siis, et niisama ilusat päikseloojangu eelset vaadet nautida. Siin peab isaks olema. See on vana vene kahur tegelikult. Sellepärast, et kui sa vaatad lähemalt,
siin on tsaaririigi vapp peal. Sellel on ka oma põhjendus. Nimelt on antud Vene tsaaririigi vapiga ehitud kahur ilmselt pärit aastast 1799, mil venelased koos türklastega ründasid sel ajal Korfu saart hõivanud prantslasi. Kuna Vene ja ottomanide ühisjõud lõidki prantslasi valusalt, siis seetõttu ka selliseid kahureid siin saarel võibki leida. Luban, et rohkem ajaloost ei räägi.